Tere lapsed, palju õnne. Oi, kus aeg lendab 10 aastat juba. Ivan Norev on mu nimi, jah, nooremad, kes ei tea. Vana Sepp ja president Pätsi isiklik sõber ja tõesti Eesti esimene eurosaadik Brüsselis enne, kui Siim Kallas mu välja vahetas ja. Muidugi tuleb astuda. Igale poole tuleb sisse astuda, kuhu kutsutakse. Muidugi. Küll oli vaidlemist alguses, minna või mitte minna, jääda välja või minna sisse. Sisse, ikka sisse, mis me siin väljas konutame. Ma arvan, see on mul isast juba pärit. Tema oli selline sisseastuja, alati. Jalutame, mäletan oma perega, mina hoian emal-isal käest kinni, lähme mööda teed. Jääb üks maja tee peale. Isa ütleb, astume sisse. No ema nagu praegu öeldakse, oli selline skeptik, ausalt öelda. Ja tõesti skeptik ütles, et kas sul on vamm pähe löönud, et mis me nüüd, taevan arm, võõraste inimeste kodu, mis meil siin asja on. Isa ütleb, ei, sisse, lõi jalaga ukse lahti, astus sisse ja hakkas tööle. Ja oi, minu isa oli töökas, tema tappis ennast tööga ja teisi ka, ma ei tea, mitu inimest, neid oli palju ta tööga ära tappis, aga neid oli üle 10 ikka kuskil. Ja kohe, seal majas läks remont lahti, värvis seinad ära, siis põranda, vana ahju võttis tükkideks, ladus uue üles, juba ta tuulas pööningul kuskil, sinna ta ehitas mitu tuba, katusele tegi torni, loss natukese aja pärast, mitte loss, vaid kirik, pani kellaga veel torni, leidis köögist katkise kastruli, parandas ära, pani kulbi tilaks sisse ja kell ka, põmm, lõi kell ja pererahvas ärkas üles. Teevad silmad lahti, ei tunne kodu ära, hiilgab, särab, külarahvas kuulis ka kella löömist ja tuli juba uude kirikusse jumalateenistusele. Pererahvas vaatas, et püksid jalga sai enne, kui teenistus algas. Jah, niimoodi. Ikka sisse. Ma mäletan heina ajal ükskord. Meie parinal kihutame loole. Äkki näeme. Tee ääres tsirkus. Tola ukse peal. Astuge sisse. Isa ütles, et kutsutakse. Lähme. No ema oli eriti skeptiline seekord. No, kas sa hull oled peast? Kohe hakkab vihma sadama, meil on loog maas kõik. Sa lähed nüüd tolasid vahtima sinna. Isa ütles, et tuleb minna ja läks sisse. Seisis keset areeni, vaatas ja võttis juhtimise enda kätte. Mis see olgu? Areen söötis, hobused töllerdavad ringi, rakendas hobused adra taha, kündis areeni üles, külvas rukki sinna, siis elevantidest tegi piimakarja, klounid pani lüpsjateks, köietantsijad hakkasid köiest kampsuneid kuduma juba, mustkunstniku õpetas võid tegema, mis sa kisud neid tuvisid sealt välja, sealt oma torukübarast, taeval arm, tuvisid on küll ja küll. Nii, nüüd paneme kübara siia valad piima, hookus-pookus ja koor ja või käes. See pole enam mingi silmamoondus, see on ikka meie rei juba. Jaa, sellest tsirkusest sai väga edukas talu, jah. Tolad teeksid oma nilbeid nalju siiamaani, kui isa poleks sisse astunud. Ikka sisse. Kui ma juba täitsa mees olin, siis minu suur eeskuju oli Jaan Tõnisson. Tema oli sisseastuja. Alati sisse. Hakkasime tänava ühest otsast minema, ei olnud ühtegi kõrtsi, kuhu tema poleks sisse astunud. Ei. Ja öö juba käes lõpuks, kõik tuled kustu, uksed lukus, ma ütlen, Jaan, enam sa kuskile sisse ei saa. Ta ütles, et vaatame, tuleb prõmmida lihtsalt kõvasti. Tagus nii kaua, kuni tehti uks lahti ja sai oma õlle kätte. Sisse, eestlane peab ikka sisse minema, jaa, loomulikult. Üks naabrimees oli mul kange skeptik omal ajal. Mis me sinna läheme? Mis seal Euroopa Liidus meid ootab? Mis? Ma ütlesin talle. Taevakene. Jaan Tõnisson poleks sellise suhtumise kõlud saanudki. Ega teda ka keegi kõrtsi ei oodanud, aga tuleb prõmmida kõvasti lihtsalt. Väga kõvasti prõmmida. Nüüd on Robert on ta nimi, ja Robert on väga rahul ja kirjutab aga neid projekte ja saab toetusi. Ma nägin teda turul üks päev tõstis
autopagasnikust rahakotte välja, ütles, õigus oli sul, Ivan, jaa, tuleb aga kõva kisa teha, küll saab ja palju saab. Maja on tal siuke pisike, jah, siiamaani, aga üle maja on 2 suurt 7 kilomeetri pikkust silda ehitanud, üks viib kuuri, teine viib sauna niimoodi ja maja all on tohutu tunnel, see viib Kemmergusse ja saab, ikka sisse ja ega me saama peal ainult eestlased väljas ei ole, ei, kus sa sellega, Euroopal on meid väga vaja. Nagu minu isa sellest Osmikust kiriku tegi, nii käivad ju Eesti poisid Soomet üles ehitamas praegu. Ma ei ole küll kunagi Soomes käinud, aga kui mõelda selle peale, palju need eestlased seal ehitavad, ega seal enne maju ei olnud ilmselt vist. Ja ma kujutan seda Soomet ette küll, selline lage plats. Õnnetud soomlased vihma käes nukrutsevad seal aga nüüd, taevake, elu varsti nagu Eestis, ma kujutan ette. Ja jõuavad järele meile, jõuab terves Euroopa meile järele, ega ainult Soome, Eesti poisid möllavad ju igal pool. Eestlase töökus on selline, et see vajab ikka avarust, see vajab ruumi. Vanasti ma mäletan, hakkad hommikul muru niitma, ei saa veel hoogugi sisse Läti piir vastas juba, eks, aga nüüd, kui paned hommikul Nõmme koduaiast minema, sa ei peatu enne, kui ookean Portugalis vastu tuleb. See on ikka töö tegemine, siis nii saab ikka naha märjaks. Muidugi, küll selle Euroopa Liidul on vedanud, et me sinna ikka sattusime. Saavad lõpuks jalad alla ja nüüd Andrus Ansip ka läheb appi neile. Muidugi, ta ju noor mees veel, mis Eestis on kõik tööd tehtud, Eesti korras. Tema eas oleks ka imelik, kui ta nüüd ahju peale jääks ja lõualuud paigast haigutaks lihtsalt. Muidugi Euroopasse. Kallas möllab ammu seal juba. Muidugi, tubli poiss. Klounid tööle. Põlevast rõngast teeme leiva ahju ja tiigritest šašlõkki. Jah. Küll sel Euroopal on vedanud, küll on ikka vedanud, et me õigel ajal sisse astusime. Palju õnne, Euroopa!